Õhtust. Täna räägime isiksuse koolist, mis on siis loomulik järg seni toiminud transpersonaalse arengugrupi number 3 tegevusele. Siin lisandub terve rida uusi teemasid, mis siis muudavad meie pilti senisest terviklikumaks ja võimaldavad sügavamalt mõista iseennast ja maailma. Esimene punkt on siis juba välja öeldud konkreetsemalt. See on siis oma energiakeha ülesehitamine, aktiveerimine ja just nimelt Joe Dispenza üleloomulikkuse praktikatega, mida siis on täiendanud Greg Bradeni täiendused. Tänase seisuga sellest on kujunenud omapärane uus distsipliin, kus on ühendatud siis prana hingamised ja minu poolt pehmendatud ja nii-öelda naudingu keskseks muudetud yin-jooga staatilised venitused. Nii et prana hingamised pluss yin-jooga süvakudede venitused, mis tänase seisuga on veelgi, ma ütleksin, tõusmas järgmisele astmele, kus see energiatöö pranaga muutub veelgi lihtsamaks ja sügavamaks, otse kui ületades ja hõlvates Joe Dispenza poolt pakutud. Tegemist on siis joogapraktikatega, joogatüüpi praktikatega ja teiselt poolt siis ka taoistlikult väljendatuna chi lihase treeningutega. Mida need praktikad annavad? Nad annavad 3 asja. Esiteks, seoses keha elujõu või vitaalsuse tõusuga suureneb järsult loovus, sagenevad sünkroonsused ja toimuvad ka tervenemised, sageli ka imetervenemised, mida Joe Dispenza oma raamatutes rikkalikult jagab meiega. Nüüd see on energeetiline alus järgmisele temaatikale, mille ma olen nimetanud siis üldnimega isiksus. Isiksus nüüd sellises kõrgema mina või vaimse mina mõttes, nii nagu seda serveerib Nikolai Berdjajev, kelle käsitlus on mulle väga sümpaatne hetkel. Ta on siis möödunud sajandi üks maailmas tuntumaid vene religioonifilosoofe ja 2 raamatut on siis tõlgitud temalt ka eesti keelde. Tema isiksus kui transcendeerimine, isiksus kui loominguline akt, isiksus kui midagi apofaatilist ehk määratlematut tänu tema avarusele ja dünaamikale. Isiksus kui tervik, mis ei ole osa mitte millestki, kuid millest kõik muu on osa, välja arvatud siis Jumal. Berdjajevi jumalapilt keskendub Uustestamendile, Kristusele ja kellega suhtlus, isiksuse suhtlus on suhtlemine teise isiksusega. Milles erinevus on võib-olla ainult selles, et selle teise isiksuse kogemus ja teadmus on, nagu ikka Jumala piltides, meie mõistes põhjatu. Edasi täiendavad Berdjajevi mudelit transpersonaalsed psühholoogid. Alates Ken Wilberist, Jorge Ferrerist,
Stanislav Grofist, Abraham Maslow'st, Carl Jungist ja nii edasi, mis on nii-öelda kaardistanud ära meie teadvuse spektri, nagu Ken Wilber seda väljendab, juba aastaid tagasi, mis on uurinud, süstematiseerinud ja võiks öelda ka edasi arendanud traditsioonitarkust eesotsas maailma müstilise kogemusega, müstikute kogemustega ja on loonud võimsa siis struktuuri, olgu see siis hierarhiline, nagu Ken Wilber ja Stanislav Grofi loomingus, või nii-öelda komplementaarne, tasavõrdeline, nagu Jorge Ferreri loomingus, kus vabaduse ookeanil on palju kaldaid ja kui me tahame nii-öelda purjetada mingile konkreetsele kaldale, siis saame kasutada selleks vastavat konkreetset sõidukit, nagu seda budismis armastatakse öelda. Kolmandaks on eraldi punktina toodud välja David Hawkins, eeskätt tema siis samuti minu jaoks transpersonaalse 17-astmelise tunnete, emotsioonide hierarhiaga, mis samas on ka mõõdetud, mõõdistatud, nii-öelda kalibreeritud tema poolt rakendatud kinesioloogilise meetodiga, mida Hawkins pidas või hakkas pidama kõige võimsamaks tõe tuvastamise meetodiks üldse kõigi teadaolevate seas. Ta avastas, et meie vaim on otsesidemes meie kehaga, sealhulgas meie lihastikuga, jättes vahele siis hingeala kõikvõimalikud loorid ja moonutused. Ja katsed miljonite katsealustega näitasid, et meetod töötab filigraanselt. Lihtsalt vajab veidi sisseelamist, veidi tundlikkust ja me saame hakata seda rakendama oma mis tahes otsuste langetamisel, kui meil on valikud, me ei tea, mida valida näiteks. Neljas valdkond on siis iidsed teadmised, innustatunu siis ühelt poolt Inga Raitari iidsete teadmiste raamatust äsja ilmunud ja samuti hiljuti ilmunud Erich von Dänikeni raamatust Jumalate kaarikud. Mõlemad ei keskendu mitte niivõrd megaliitidele või uskumatutele artefaktidele ehitusvaldkonnas üle terve maakera, kuivõrd just erinevatele iidsetele pärimustele, alates sealhulgas siis sumeri kiirkirjadest ja kaasates ka teisi iidseid lugusid jumalate saabumisest maale, nende poolt vereliinide loomisest, ristumisel siis maa loodusinimesega, kultuuri, tsivilisatsiooni rajamist, sealhulgas siis põllumajanduse, maaviljeluse ja erinevate algelisemate tehnoloogiate, mida me tänaseni tunneme, kuid paljud nendest tehnoloogiatest, mida niinimetatud jumalad tollal kasutasid, on tänaseks tundmatud. Ja iidsete tarkuste uuringud püüavadki siis saada nende jälile. Miks see on siin nii-öelda tunniplaanis? See tohutult avardab meie maailmavaadet kui sellist. 5. punkt on siis tanatoloogia, surmateadus, milles ma ise eristan 4 põhilist allikat. Kõigepealt siis müstikute kogemused läbi ajaloo,
teiseks meediumide kanaldused, kolmandaks kliinilisest surmast naasnute kogemused elu pärast elu, neljandaks Michael Newtoni süvahüpnoosi seanssidel avastatud elude vaheline elu ja viiendaks eraldi siis Tiibeti tantrismi tähtteoseid 14. sajandist mäletamisi Tiibeti surnute raamat, mis on täiesti teistsugune käsitlus võrreldes kõigi nende eelmistega. Surma Bardo ehk siis elude vahelise elu kirjeldamisel. Seal oleks ka väga üksikasjalik suremise protsessi kirjeldus. Surma teema on täna tõusnud seoses kaasaja olukorraga maailmas üha rohkem tähelepanu keskpunkti koos siis nende samade iidsete teadmistega. Need kaks teemat on praegu aktuaalsed, aidates inimestel kohaneda ja kasvada välja tänasest suht ärevast ja hirmu tootvast keskkonnast. Ehk siis leida ennast uuel tasandil. 6. teema on biohacking, biohäkkerlus, mis on siis, mille eesmärgiks viimasel kümnendil, mil ta tekkis, on nii-öelda noorenev vananemine. Pikk eluiga, pikk terve viljakas eluiga ja mille põhimeetodiks on eustress. Tähendab, me tekitame, viime organismi nii-öelda piirolukordadesse selleks, et hakkaks rakendama suuremal määral oma tohutut potentsiaali. Praegu me oleme lihtsalt sellises mugavustsoonis, nii-öelda puhkeseisundis ja kasutame ainult mõnda tühist protsenti oma potentsiaalist. See eustress puudutab nii hingamist, nii karastamist, toitumist ja muid valdkondi. Ja 7. siis kehaline tervis, mis on juba ammu teada-tuntud valdkond, kuid milles paljude jaoks puudub siis süsteemsus. Et kui me nii-öelda sukeldume tervislikesse eluviisidesse või loodusravisse, siis materjali hulk on tohutu ja tekib hämmeldust ja kahtlusi, mida võtta ja mida jätta. Vot sellised 7 põhilist teemat, millele võib lisanduda ka uusi teemasid, seda mööda, kui ka mina ise liigun uutesse valdkondadesse, uutesse praktikatesse oma nii-öelda loomingulises elus, jagades seda siis ka teiega. Nii et kohtumiseni siis isiksuse koolis, loodetavasti juba lähematel päevadel või nädalatel. Suur tänu tähelepanu eest ja kohtumiseni mõnes järgmises videos.